siin Rõude külamajas on ümber sinu koondunud lausa selline sõpruskond, naiskond, kes käivad siin väga tihedalt koos ja keda sa juhendad. Ja sellest saab varsti juba 9 aastat, kui ma siin olen seda käsitööd juhendanud. Kõige rohkem tegeleme kanga kudumisega ja muid teemasid sinna juurde. Lapitehnikat, kirivöö kudumist, siis suurretikute kudumist, tekkide kudumist. Ja nüüd siis otsustasime seda, et tuleb ka see muuseum organiseerida nii, et need vanad esemed säiliksid. Tekiti siis pesu, laudlinu, iluretikuid ja seinalinikuid, mis pandi voodite taha, pesukausside taha. Ja nendel oli kindel teema. Rätikutel võeti teemas loodusest lilled, taimed, linnud ja need päkapikkudega linikud olid tikitud siis pesukausi taha, need olid tavaliselt pesuruumis või kööginurgas, aga praegu meil käib niisugune teema nagu linase käterätiku kudumine ja linane käterätik sai valmis. Sinu õpetamishimu ja rahvakunsti traditsioonide jätkamine on väärt autasu. Mida nimelt? Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna tänas mind elukestva täiendõppe eest eile, et olen olnud ja ise õppinud palju ja edasi andnud oma teadmisi väga suurele ringile, eriti Rõude piirkonnale. Ja kuna siin käib koos ka kaugemalt, Kullamalt, Kirblast ja Ridalast inimesi, siis need on ka minu teadmisi edasi saanud. Palun loet üles kõik need käsitööliigid, millega sina hakkama saad ja mida sina oled ka edasi õpetanud. Kõige esmalt kanga kudumine, väga paljud tehnikad ja seda ma õpin Tartu kõrgemas kunstikoolis tekstiiliosakonnas kanga kudumist. Siis lapitehnikat. Nii edasi käisin rahvarõivalaagris ja õppisin ära kirivöö kudumise. Ja kuna siin Läänemaal nii väga vähe tunti seda kirivööd ja piirkonda üldse, siis ma hakkasin neid ka uurima. Aga vähemalt 35-40 on tõsiselt, kes oskavad nüüd Läänemaal kirivöösid kududa. Ja edasi muidugi õmblemise teema. Mulle see väga meeldib. Ja nüüd viimane koolitus Tartu kõrgemas kunstikoolis andis päris palju rõiva kanga kudumise kui õmblemise kohta uusi ja häid ideid Rõude külamajas. Et kui ma olen juba kohal, see päev on oodatud ja siis ongi see, et esimeseks küsitakse, mida me nüüd edasi teeme. Kui on mingisugune äpardus toimunud, siis Elve on see, kes näeb, kus on vead kohe ja muidugi ma olen ikka vahest kuri kah olnud, et kui valesti midagi läheb, siis ma lasen arutada kõik ja kõik on väga leebed ja mind siin hoitakse. Suhtutakse minulisse väga sõbralikult, armastusega ja oodatakse, sest mina kui pärandihoidja oskan kõikidele siis midagi öelda ja ei tohi kunagi oma vastustega võlgu jääda ja öelda, et ma ei oska. Aga seda küsimust ei olegi veel juhtunud. Aga esimene kokkusaamine oli see, et meil oli 13 huvilist ja nendest on jäänud siis need, kes elus on ja tervise juures on, need on kõik alles jäänud siia. Aga need kõik, kes siin on olnud, need teevad ja nende tööd on väga kvaliteetsed. Me vaipadega oleme jõudnud vabariigi kuulsusesse. Oleme käinud 9 korda, vist 9. kord tuleb Mardi Laadale minna ja klientuur on väga suur. Olen Rõude külamaja käsitööringi kangurupesa käsitöö juhendaja Helve Tellei. Tänukirju ja neid tunnustusi on mul nii palju. Kultuuripärl, sädeinimene, vabatahtlik. Et millest tema and väljendub? No ikka kõiges, tikkimises ja kanga kudumises ja
just nendel ikka kvaliteedile on tema nagu see põhisuund suunatud. Ja siis muidugi olen joost hakkas Elve mind õpetama. Ja selles kõik, kuidas need servad peavad olema ja ikka kvaliteedile. Ja siis muidugi värvide, toonid ja kammad kokku panna. Et siis nagu siis ühe talvega sai kududa ära vist 3 vaipa. Üks oli veel niiviisi, et tuli kuidagi niiviisi, õpetaja soovitas mereteemaline vaip, põrandavaip ja siis seinavaiba sinna juurde, kus siis nagu veel kõik päikeseloojang ja oli. Ja... Nii et kui siit külast Helve ära võtta, mis siis juhtuks? Ei oska küll kujutada siin seda elu ilma temata ette. Elle Aavik ja olen pensionär 2 A-ga. Ei, aga Elle on... E-ga. Teil on joogijal olnud see juhti. Paremale teisudesse rahadele saate kõiki asju kasutada. Mapp, mis mille anti siis sealt Tartust kaasa, kui ma 4 päeva õppisin. Seekord anti mapiga. Ja keeruline. Ja koos oli meil kõik ja kostüümi, see oli küll. Ja see oli siis 2-kordsest raasikuvillast, ei olnudki midagi. Nüüd see tükk, mis siin peal on, see on nüüd pestud. Saate siis vaadata ja rakendus on siin all, kõik kõrgesest lahti, võtke seda. Peamine on see, mis on pestud, natukene kokku tõmbunud ja ta on karvane mõnus. Liietus, aga siin on nüüd 6, ruut on 6-ga. Kuna minul said materjalid lõngad nagu otsa, siis ma tegin lihtsalt nagu üleliigu toonid. Võib juba kasutada. Siin on nüüd 6 lõnga, üks värva. Ja midagi keerulist kasutatakse, siis seda raasiku viilas. Tähendab üles paneb viilase. See nüüd missugune leidiriie või kostüümiriie. Või jooksevad harva värvikult ja kordada valge korda. Siin ei ole rakendust üldse, ainult see 2 piivahel ja jätab niivid. Ühed on sitikaid ja teised on siis roosid kostüümiriide juures. Ja ma mõtlen seda, et neid roose võib kasutada. On ta kalli valgega siin, nagu need roosid välja paistavad, aga siit selle musta rosa pealt paistab hästi välja. Kaitsehinge. Mis lähevad sinna ja siin on need otsad pinnist vaata, siia lubas ma ei tea, käsitsid pitsid. Loodame siis, et selle saab täitsa valmis ja see jääb meil. Okei. Aga on õiges pinnes. Mängima lolli. Ma praegu ei koosin midagi, mul on kodus päike pooleli. Ma nüüd kinni. Tagake siia. Võtame selle ka tagasi. Ei võtaks, see ei ole mingi tehtud. Kus palju tarkus. Selle vahepeal siin palju tarkus. Ta siis teeb, ma teen mingi katsega. Värvid valib kodujuise. Peeter Lai. Kohe värvid on kõik juba siia valmistel pandud. Kohe. Ja siia kõik on käsitsi kood. Aga meie vaipad ongi, kõik tahavad meie vaipu ja kõik on rahul meie vaipadega. Mõlemad veel suured ka. Et Mardilaadele minekuks ei olegi vist sel aastal eriti midagi. Pannatuga, kas need on seal taga muuseumis vist? See käib jah, ühesõnaga. See ots paistab, eks ole, kätte. Ma panen siia pool otsa siis. Ilus on see on puhas uus õigemini. Meil on ka üks vist alles riiuli peal üks kilevaip, mis on vaid.